minu lemmik postulaat. Elav muusika on alati parem kui DJ, 2 meest on alati parem kui 1 mees, aga jumala eest võtke DJ, kui on võimalik valida nii, et 1 mehe või 2 mehe bändi aastat vahel. Eestis on 1 ja 2 mehe bände häid. 1 käe näppuda üle lugeda, võib-olla 2 käe näppuda. 1 käe näppuda üle lugeda. Et neid ei ole palju. Ja kahjuks ei ole mitte midagi rohkem oskagi öelda. See on hästi tähtis postulaat selles mõttes, et proovige selle peale. Kui on võimalik valida 1-2 mehe bändi vahel või DJ, nende hinnaga oleks tõesti sama, võtke DJ. Tal ei ole võimalik järgmisse astuda. Aegalt on ka, aga hästi harva. Hästi harva uski mind. 1-2 mehe bändiga on võimalik tunduvalt rohkem järgmisse astuda kui DJ. Staarid. Nüüd räägime nagu staaridest selles mõttes, et näiteks kui te tahate bändi, ma tunnen sellist bändi väga hästi nagu Shannon, tunnen kõiki tüüpe sealt, meeldivad mulle väga ja nad on nagu mitmes pulmas see aasta mul esinet. Aga samal ajal nagu nendega selles mõttes keeruline, et esiteks on mingi raske muusika ja teiseks neile meeldib kõiki teha ühes setis. Pulmas ei saa päris niimoodi, eriti kui on suvised palavad päevad, kui bänd paneb 1,5 tundi järjest ühte setti, selle lõpus on nii ilmselt surva selle palavuse kätte. Et selle mõtte peate arvestama. Või teine variant, näiteks te võtate, ja sul on vaja alati bändiga, näiteks te lepite mingid asjad kokku, te pole veel bändi mulle öelnud, eks ole, lepite kokku pruudi värja lõpus ja muud sellist asjad, mida bänd peaks tegema. Siis te võtate näiteks Tanel Padari. Ta ei tule ka laulma seda pruudi pärgi, sest see ei ole nagu nende amploa. See ei ole nagu selle bändi teema üldse, eks. Selles mõttes aegalt bändid, need staarbändid ei ole head esinejad. Tuleks valida nagu selline, kes tõesti pulmadest oskab käia. Jällegi minu arvamus, seda ma ei suru peale, Shannoniga saame väga hästi hakkama, pole probleemi, eks ole, aga ma tean, et minul ei ole mingit kasu bändist, kuna ma ei saa lõpuks küsida tema käest mitte midagi. No ma ei saa küsida, et ole kena, tule laula mulle, Kristjan laula mulle palun pruudi pärg. Ta ei tea seda lugu muuseas. Ütlete, et 4 tuuri või 3 tuuri, vabandust, eks ole. Tead, tuleb meelde küll, aga ta ei tea sellest mitte midagi. Ensemble võiks, või teine variant näiteks VLÜ. Pagan võtku, pane VLÜ peale, kõik lood on hiki. Nad võivad mängida absoluut mida iganes. Pruudipärgi näod ei mängi konkreetselt, nad ei taha mängida, ei meeldi neile. Proovi seleta noorpaarile või pruudile, et ei tule selle bändiga pruudipärgi, mis mõttes ei tule. Ja siis on sul hea bänd, aga pruudipärgi peab panema nagu plaadi peal. No see on ka natuke sükene nalja. Ensemble võiks alati olla teha pulmasel koostööd. See ei ole nagu nii tähtis postulaat või tähtis asi, aga võiks olla. Nad teavad, et see seljatagune oleks kindel. Ja tantsumuusika puhul alati arvestage kindlasti keskmise maitsega, mitte enda maitsega. Et kui teile meeldib meeletult drum and bass, siis te võite arvata, et nagu pooltele inimestele võib-olla see ei meeldi. On hästi keeruline inimesele tantsuplatsile saada. Arvestage keskmise maitsega. Eesti head tantsubändid, kes meil siin võtame, kas või Sleepwalker, Snukker Lukkek, Onud, James Birds, World Project, kõik teevad sest mõnusat keskmist muusika. Hea muusika. Et arvestage selle. Tehnika. Öeldakse alati seda, et hea tehnika ise ei mängi, aga professionaalid suudavad hea tehnika tunduvalt rohkem teha kui kehvad mängid. Nii et tehnika võiks olla ka hea. Viimasel ajal see nagu suuremaks probleemiks ei ole, aga arvestage sellega, et neil peaks olema selles mõttes nagu mingisugused ristatud endal juba kaasa. Sama asi nagu need staarbändide ja nii-öelda tantsubändide kohta. Enamus Eesti tantsubände võtavad kaasa oma tehnika. Head bändid. Kõik, väga hea tehnika. Staarbändid kirjutavad teile raiderisse, mis neil on vaja ja enamasti peate selle tehnika ise võtma või tellima kuskilt. Mitte alati, aga see on väga tihti niimoodi. Ja hinnad alates 400. Sinna sisse ma olen arvestanud muuseas ka nii-öelda 1-2 mehe bändid. Nii et hinnad algavad alates 400. Kui me räägime ilusatest livebändi koostööst, mis meil õhtul täna siin esinema hakkavad, nende hinnad hakkavad kuskil 800-st lähevad üle. 800, 1000, 1200, 1600, 1800. Võite pärast küsida ka täpselt, kelle hinnad niimoodi on. On küsimusi ansamblite kohta? Ei ole. Lähme edasi. See on mu enda isiklik teema, ma räägin sellest hästi lühidalt, need on ühe pildi, nimelt helitehnika ja valgus. Jätame helitehnika kõrvale. On valgustus ja enamasti Eesti peokohtadest ka bändidel on ainult 2 varianti, kas on lülitad valguse sisse või lükkad valguse välja. Ja selleks, et kõige lihtsama meetodiga nii-öelda saali kaunistada tegelikult ei ole palju vaja. Ja inimestele meeldib tantsuplatsile minna siis, kui nad saavad millegi taha varjuda ja varjuda saavad nad valguse taha. Miks on ööklubides nii palju valgustust, sest nii on änka? Miks te arvate, et teie peol võiks olla teistmoodi? Mõelge selle peale. Ärge lükkake seda kõrvale, ärge jätta selle viimase variandi hulka. Küsige. Uske, need hinnad ei ole üldse hirmud. Ühe slaidi ma jätan ka agentuuri töö kohta.
ma ei ole kirjutanud eriti kunagi agentuuridest ja minu arvamus agentuuridest ei ole kunagi ka kõige parem. Kas võib-olla sellepärast, et kui ma olen alati kohal olnud, siis ma alati imestan, mida nad teevad. Ja kuna ma ise nüüd hakkasin agentuuritööga tegelemine miljoni aasta täiesti reaalselt, just nimelt järelevalve ja muude asjadega, siis kõige suurem vahe, mis nagu agentuuritöös nii-öelda Eesti ja muu maailmaga on see vastutus. Enamus Eesti agentuure kahjuks ei võta vastutus sellest, mida nad teevad. Kurb on seda öelda, aga kõrvalt ma olen näinud seda. Midagi läheb nässu, siis patsutakse kõlale ja öeldakse, et no, sorry, shit happened. Nii see on. Lihtsalt ei ole mitte midagi parata. Jäetakse hästi palju asju pulmaisa teha. Ilma nagu küsimata, kas pulmaisa saab sellega hakkama, kas ta selleks aega on. Jäetakse kontroll nii-öelda kõrvale samamoodi, eks ole. Ja lõppkokkuvõttes, kui kõik on nagu tehtud, kui midagi läheb valesti, mis siis saab? Ei saagi mitte midagi. Läkski valesti. Kõik. Et see vastutuse pool on puudu, see vastutus on kõige tähtsam. Kui agentuur teid tuleb tegema. Usk mind, saate ise ka selle projekti juhtimise muude asjadega hakkama. Kui agentuur tuleb teil tegema mingit asja, siis kõige tähtsam asi ei ole see, et teil mitte hinde saavad paremat või nad hoiavad mingit asja koos, vaid see lõpulausa vastutus. Kes on see, kelle peale te pulma peal ka vaatate, et mingi asi nagu jooksuks. Ja see on agentuur, mitte pulmaisa sellisel juhul agentuuridele hundi. Muuseas, hea pulmaisa enamasti talle meeldib võtta see agentuuri järelevalve ja kontrolli töö pulma peal enda peal, sellepärast nii on tal lihtsam. Ta saab ise jälgida asja. Pulmas on see, kes vaatab suur pilti. Agentuur, kes nagu lükkub teile need kõik asjad, need suure pildi erinevad tükid ette, aga pulmas peab need tükid kokku panema selle pulma päeva. On küsimust agentuuri töö kohta, sest sellest me eriti nagu rääkida ei taha, kuna see kõlab niimoodi, nagu ma reklaamiksin enda firmat ja sellest, et mul on hoopis see saal, sinna, seal ma räägin teile nurga taga. Make-up ja juuksur. Kohe me jõuame ka ehete juurde, nii et ole valmis, kohe valmis, eks ole. Make-up ja juuksur, ainult üks asi, mis ma ütlen, see on esimene lause või 2 lauset. See on intiimne asi, valige see, kes tunneb teid. Kes tunneb teie juuksid, kes tunneb teie nahka, kes teab, mis sellega teha. Ja selle peale läheb umbes 4 tundi. Ja mehed, ärge kartke endaga pulmapäeval teha make-up päev. Fotograafil on lihtsalt elu lihtsalt. Teile ei värvita huuli ja roskui mind, kes tõmmatakse nägu haigeks. Naised teavad. Ehk siis nii-öelda, muidugi väga tihti on mulle nii-öelda paljud noorpered öelnud, et kõik muu ma nii-öelda lasen oma päris juuksuril teha, aga ma olen näinud tema pulmasoenguid ja need on päris õudsed. Aga need võiks valida siis kõrvalt, eks ole. Aga noh, see on see intiimne asi. Riided. Naistel Eestis hea. Meestel mitte nii palju. Kui mehed tahavad Eestist osta stiilseid riideid, siis on üks variant minna rätsepa juurde. Ja see on nagu kallis. Sest minu arvates Eestis võib-olla 2 firmat teevad, aga nad teevad kõik ühte moodi. Kõige lähemad kohad, kuhu minna riideid vaatama, on tõesti Riia, Helsingi ja Stockholm. On võimalik tellida ka nii-öelda alla internetist, aga kui te tellite näiteks pulmadeks ühe ülikonna ja selle valesti ja tuleb ka nädal aega enne pulmi, päris keeruline. Naiste puhul valik on päris suur. Naiste puhul on võimalik osta Eestis nii osta, lasta teha, rentida ikka tunduvalt rohkem. Kuidas see kleidi rent nagu tänapäeval on, et mul on hea meel, mis need meestrahvast küsimus. Tehke aplaus, see on väga hea. Super. Väga ei tea, aga kuidas on sellega on, et kui vaataks ikka mudelisi veini peale või mis siis nagu saab? No puhtaks tegema välja ostma. Ja kui see on veini... on nagu tunnetada ja olete nagu tundnud seda, et... Okei, ma räägin siis kleididest. Kui te rendite kleidi, siis uske mind, kuidas ma seda ütlen teile? Kui te kardate, et kleit läheb mustaks, siis pange tehke pulmi. Uske mind nii-öelda enamus kleidid lähevad mustaks. Veini ei kallata peale, aga kui te rendi kleidi võtnud, siis teil on alumine ots on täiesti kogu aeg nii-öelda must. Ja ärge põdegi, sellepärast, et teil on midagi parata. Ega need kleidid nii-öelda tihedamini kui 3-4 korda rendis ei käigi. Sellepärast võib-olla nende hinnad ongi sellised. Aga te ei saa muud moodi parata, et sellepärast ka väga paljud noorbad ostavad ise. Hiina kleidid, nimetame need Hiina kleidid, need on väga head välja, aga nad on nii-öelda ühe korra kleidid. Ühe korra kannati, siis sa rohkem ei teegi. Et selles mõttes, kui veiniga peale kallad ja see välja ei lähe, siis pead välja ostma. Siis teile kirjutage täpselt see hind, mis see hind on, eks ju. Pole midagi parata. Fine, aga ma annaksin nüüd sõnajärgi hoopis edasi. Sest sõrmustest ja ehetest räägib meile Gold Time'i esindaja Kristiinast. Mina nendest ei tea üldse mitte midagi, nii et palun. Kristiina, tule siia, ma annan sulle mikrofoni ka. Tere, minu nimi on Kristiina ja ma esindan siis Gold Time'i juveelikauplusi.
ja nii nagu Virgo enne juba mainis, siis Skorpioni mehetest teab päris palju. Sealhulgas siis otse loomulikult kihlasõrmustest. Ma arvan, et see teemavaldkond on teil juba läbitud. Ja puudutaks siis täna abielusõrmuste temaatikat. Kuna minu jaoks kogu see pulmatemaatika ja abielusõrmused ja see on nagu põhimõtteliselt mul oma laps. Et suhtun sellesse suhteliselt suure kirega ja selleks, et see oleks ka noorpaaridele välja paista, siis me oleme teinud päris tõsist tööd ka uurinud nii kultuurilugu, pärimust, traditsioone, et see kajastuks ka sellel hetkel, kui te astute meie kauplusesse sisse ja müügikonsultant võtab teid vastu, et ta oleks tõesti tasemel ja suudaks nagu professionaalset infot teile anda. Ja küsiks alustuseks, et paljud teist on juba pulma temaatika raames jõudnud abielusõrmuste teemat puudutada või seda ette valmistada. Suhteliselt vähe. Et üks oluline moment ongi see, et te peaksite arvestama ajalise ressursiga. Et kaks põhiliini on. On võimalik siis tellida abielusõrmused ja on võimalik siis koha pealt olemasolevate kollektsioonide raames leida endale sobivad. See loomulikult ka see teine versioon on meie kauplustes hästi esindatud. Ma arvan, et igas kaupluses on 6-7 erinevat mudelit. Aga tellitavate sõrmuste puhul on, ma ei tea, kui palju te sellega kokku olete puutunud ja palju te selle kohta infot omate juba, aga tellitavate sõrmuste eelis on see, et te saate väikest viisi olla tegelikult ise ehte kunstnikud. Et nende puhul on just see, et meie esindame kahte siis brändi, kes on Rausmeier ja Breuning. Hästi tugevad tegijad, saksa kvaliteet ja meeletult suured kollektsioonid. Et kollektsioonide erisused siis on 3 printsiipi, millest me lähtume ja millest need 2 tootjat lähtuvad, on siis kullatoon, mida te võiksite ka juba varakult ise nagu mõelda, et olete te pigem nagu eelistate sellist punast kulda, mida me kõik mäletame oma vanemate abielusõrmustest, või pigem nagu valge kuld, mis on järjest populaarsem, või isegi veel parem versioon on täna, mida väga palju praktiseeritakse, on mitme kulla koos kasutamine. Ehk siis see annab võimaluse eriti naistele kanda erinevat metallitooni ehteid koos oma abielusõrmusega ja nad tõesti nagu matchivad oma vahel hästi. Ja üks moment, mida ma tahaksin kindlasti puudutada, et abielusõrmused on üks püsivam väärtus peale selle tunde, mis teil omavahel on ja kõik see, siis tegelikult on abielusõrmused need, mida te valite eeldatavasti ühe korra elus ja need on asjad, mis saadavad teid iga päev. Ehk siis see peab teile meeldima, see peab olema sõrmes mugav ja siit me jõuame ka väga olulise teemani, et väga oluline on see, et te saaksite konsultatsiooni käigus oma sõrme suuruse väga korralikult mõõdetud. Sest vastasel juhul on see, et kas see sõrmus on teile kitsas ja te peate selle laskma ümber teha või see on teile suur ja jällegi te peate laskma selle ümber teha. Ja siinkohal hakkavad mängima veel omakorda erinevad detailid, et kas see üldse on võimalik. Et kui see naiste sõrmuse peal on juba kivid, siis juba puhttehniliselt selle sõrmuse suuruse muutmine võib osutuda keeruliseks. Sest kui me muudame selle sõrmuse läbimõõtu, siis ka kivipesad nihkuvad ja see võib nagu tekitada probleeme. Ja teine moment on sellesama sõrmuse suuruse muutmise pool see, et kui on seal mitme kullaga mängitud, siis see samamoodi, kui sealt on vaja nüüd tükk ära võtta või seda on vaja venitada, siis need kullajooned ei pruugi enam nii ilusti nagu kokku minna. Et see on asi, mille peale te kindlasti peaksite mõtlema konsultatsiooni käigus ja jälgima seda, et te saaksite tõesti professionaalselt selle sõrme suuruse mõõdetud ja tuvastatud. Seepärast, et just nimelt te kannate seda igapäevaselt ja see peab olema sõrmes mugav. Ja kui me rääkisime nendest tellitajatest sõrmustest, siis need tootjad on oma ala vaieldamatult profid ja nad suudavad toota täna selliseid sõrmuseid, mille sees kasutatakse teatud tehnoloogiat, mida nimetatakse comfort fitiks. See on see, mis tagab teile, et see sõrmus on tõeliselt mugav sõrmes, ta on väga kenasti poleeritud ja ta ei hakka kuskilt teile soonima ega ükski serv kuhugi peale suruma. Et kui te lähete nüüd ühel hetkel kauplustesse ja hakkate selle teemaga tegelema, siis proovige erinevaid sõrmuseid sõrme. Et selle comfort fiti, te võite seda ka müügikonsultandi käest küsida muidugi, aga te tunnete selle sõrmes ära. Eriti kui te võrdlete nagu 2 erinevat.
kus on comfort fit'i kasutatud ja kus mitte. Ma absoluutselt soovitan neid, kus on comfort fit. Just nimelt, et iga päev on see sõrmus teil sõrmes. Nii. Ja nii nagu ma enne ütlesin, et need tellitavate sõrmuste puhul on teil võimalus olla ise siis ehtekunstnik. Ja ma arvan, et see lisab sellele sõrmusele, sellele lehtele nagu lisaväärtuse, annab erilise tähenduse. Kui te teate, et te olete ise saanud seal mingite disainimomentide, kullatooniga, kiviasetustega ise mängida. See ise tegemise võlu on selle sõrmusel juures. Et võite rahulikult jääda erinevate sõrmustega või siis mängida mingite väikeste nüanssidega. Et kui pigem meespool armastab tagasihoidlikud stiili, siis jääme selle juurde, ärme ürita neid kuhugi raamidesse suruda. Ja kui naise tahab mängida nii kivide kui kullatoonide kui faktuuridega, siis laseme tal seda teha. Et see on täiesti okei. Ja samamoodi need laiused, et see on ka üks asi, mis mängib sõrmuse mugavusega. Ja seda ei saa ka kuidagi niimoodi interneti teel või mingit kodulehte külge nagu sirvides määrata, et kas see laius on sulle mugav. Kuna sõrmuse laiused hakkavad sealt 2,5 millimeetrist kuni 7 millimeetrini, siis absoluutselt seal on juba erinevus puhtalt sõrmest tunnetamise koha pealt. Et jällegi minna kohale, proovida erinevaid nagu stiile, erinevaid laiusi, comfort fit'i, mugavust ja siis otsustada või saada see tunnetus vähemalt kätte ja hiljem kodus siis otsustada, et mis on kellele mugav. Nii, ja abielusõrmuste valiku ettevalmistuse kaardistamise puhul ma toon välja mõned siis olulised momendid. Seesama ajaline ressurss, et kui me rääkisime koha peal olemasolevatest sõrmustest, siis nendega on lihtne. Need on koha peal olemas, kuskil 6, 7, 8 mudelit, oleneb poe suurusest, siis on see natukene nagu limiteeritud võib-olla väiksemates linnades. Aga nende hulgast saate kohe valida, kohe proovida ja kohe soovi korral kaasa osta, kui see teile sobib. Siis tellitavate puhul, just need, kus on võimalik mängida disainiga, valida laiust, comfort fit'i, kõike, mis iganes teile pähe tuleb põhimõtteliselt, siis nendega tuleb ikkagi ajaline raam ette. Et seal on 4 nädalat on selline keskmine tellimis- või tarneaeg. Et kui te valite kaupluses välja disaini, siis te annate tellimuse sisse ja sellest 4 nädalat hiljem laekuvad sõrmused. Et hästi nukker on see, kui noorpaar tuleb nagu viimasel hetkel ja seda juhtub tegelikult päris tihti. Ja siis nad tahaks küll midagi erilisemat, aga nad on selle faktiga silmitsi, et enam nagu ajalisse raami ei mahu, sellepärast et pulmad on põhimõtteliselt ukse ees või nädala pärast. Et siis on nagu kurb, et siis tuleb võib-olla nagu teha oma soovides ja tahtmistes nagu järeleandmisi ja võtta siis see abielusõrmus, mis on võimalik kohe koha pealt kaasa osta, kuigi tahaks võib-olla midagi natuke erilisemat. Küll aga saab hiljem võib-olla mingi aastapäeva raames neid siis ümber vahetada, aga võib-olla oleks see täna koht, mille peale võiks nagu mõelda juba praegu. Et varuda selleks aega. Siis, nii nagu ma enne mainisin, ka metallitoonid, et otsustada ära enda jaoks võib-olla teha väike kodune töö juba, et millist kullatooni te eelistate. On see valge kuld, punane kuld, kollane kuld, mis on küll vähem levinud, aga tehakse ka selles kullas valikuid või siis üldse mitme kullaga kokku miksitud. Et mõelge selle peale. Laiusest ma juba rääkisin, faktuurid, mustrid ja lihvid, et need on nagu nii erinevad asjad, et neid siin sõnaliselt on raske edasi anda. Jällegi tuleks jah, siinkohal võib nagu teha eelnevalt nagu netis väikest uurimustööd ja vaadata neid pilte, seal on fotod päris hea kvaliteediga ja saab juba selle aimduse kätte, milline see sõrmus nagu laivis võiks välja näha. Küll aga see ei asenda seda tunnet, kui te seda asja nagu saate reaalselt käes hoida ja vaadata. Ja eelarve. Et eelarvega on täpselt see moment, et need tellitavad sõrmused, kuna see on selline isikupärane ja te saate sellise disainida ja seal on võib-olla see kvaliteet on natukene kõrgemal, et siis sellest ka moodustub hind natukene teisel tasemel. Aga kuna see on loodetavasti korra elus, siis ma arvan, et see ei peaks olema probleem. Ja oluline moment, jällegi see sõrmuste suuruse kindlaks määramine. Et siin mängib ka see, et kas te lasete seda teha hommikul või te teete seda õhtul.
et parem ongi, kui te teete seda nii hommikul kui õhtul, et võtate sihuke 2 konsultatsiooni või noh, meie kauplused on suuremates ostukeskustes olemas, see ei võta kaua aega, et proovige ükskord hommikul muuta oma sõrme suurus ja teinekord õhtul peale tööd, sest paratamatult meie sõrmed lähevad suuremaks peale päeva ja see sõrmuse suurus võib natuke mängida, et siis need konsultatsioonid käigus meie müügikonsultandid oskavad teile öelda, et milline see suurus oleks teie jaoks ikkagi selline kuldne kesktee. Et ta ei hakkaks teil sõrmest ära tulema või et ta ei hakkaks teile päeva lõpus nagu sisse soonima sõrme. Graveeringutega on sellised lood, et kui tellitav sõrmus valida, siis graveering tuleb nii nagu teie soovite, mis iganes tekst see on või kuupäevad või mingi oluline lause teile, siis selle te saate juba tellimise käigus meie müügikonsultandile edastada ja see tuleb juba teie sõrmusega koos, te ei pea enam kuhugi minema ega selle teemaga eraldi tegelema. Küll aga sõrmused, mida koha pealt kaasa osta, siis see on nagu koht, mida te peate enda jaoks mõtlema, kus te leiate siis selle kullassepa, kes teile sobiliku teksti sinna sisse graveerib kenasti. Ja ma arvan, et järgmine ja minu viimane slaid on vist nagu kõikide tulevaste noorpaaride esiküsimus seoses abielusõrmustega, et millises käes ja millises sõrmes siis on korrektne seda abielusõrmust kanda. Ja nii nagu ma selle slaidi peale olen lahti kirjutanud, et ja ma ise pooldan seda mõtet ka, et tegelikult lõppkokkuvõttes otsustab see konkreetne noorpaar ise, kuidas neile mugav on. Jah, me võime kultuuriliselt lähtuda sellest, et parem käsi on justkui lepinguline käsi ja sellega seonduvalt kirjutate elutähtsamale lepingule alla. Ja vasak käsi on siis otse tee südamesse, et sihuke romantilisem teemakäsitlus siis, aga lõppkokkuvõttes tegelikult otsustate teie ise, et kuidas ja kummas käest teil mugav on. Siin ei ole vähemalt Eestis ei ole kindlaid piiranguid, kuidas see peaks olema või kuidas te peaksite oma abielusõrmuseid kandma.